Ahoi sõbrad, tulevased lainelööjad. Olete elu ühe tähtsama riste ees, mida teha, mis edasi ning lugematul hulgal teisi küsimusi. Uskuge või mitte, olen samuti olnud samas olukorras. Olles lõpetanud Mereakadeemia, saan teile vilistlasena anda kiire ülevaate enda mõtetest enne kooli, kooli ajal ning pärast kooli meremehena. Miks ma valisin Mereakadeemia? Maailm vajab avastamist. Gümnaasiumi lõpus sain külge tugeva reisipisiku. Soovisin minna 7 maa ja mere taha. Laevajuhi elukutse võimaldab mulle seda täielikult ning annab mulle võimaluse kõik oma unistused kaugetest maadest ja meredest ellu viia ning neid oma silmadega näha. Elu meremehena on väga seiklustarikas ja väljakutseid pakkuv ning sa õpid mõistma looduse tõelist jõudu. Laevad on seilanud ja seilavad edasi, isegi juhul, kui valitseb pandeemia. Ja kui tõesti Suessi kanal on kinni, siis ega sõit sõitmata jääb. Sellisel juhul lähme ümber Aafrika. Kaubad tuleb ometi kohale toimetada. Meremeeste õlul on pea 80% kogu maailma kaubandusest. Mereakadeemia annab teile võimaluse kogeda uskumatuid seiklusi, vaateid ning olukordi, millest enamik meist ei oska unistadagi. Kuidas kõlab Vahemerel jahiga seilamine, kuum päike ning hingematvad vaated. Puhata on kindlasti toredam, kuid samuti töötamine sellises kohas on omaette puhkus. Õppides Mereakadeemias laeva juhtimist, on teil 5 aasta jooksul võimalik praktiseerida õpitut 3 korral, millest viimasel on võimalus töötada tervelt aasta vältel. Enda 3. praktika jooksul seilasin jahiga Kreekas, Prantsusmaal, Itaalias, Marokos, Hispaanias, Horvaatias, Montenegros, Albaanias, Tuneesias. Praktika on ideaalne aeg mõistmaks seda, kas laeval töötamine sulle tõepoolest istub. Mida ma soovitaksin teile enne eriala valikut? Tuleb läbi mõelda, mida valitud eriala endaga kaasa toob, mis on peamised tööülesanded, mõelda erinevate võimaluste peale tööturul ning välja kirjutada positiivsed ja negatiivsed pooled. Enda poolt võin öelda, et mereplussideks on kindlasti vaheldust pakkuv töö, kuid negatiivne pool, millega arvestama peate, et suure osa ajast olete merel. Negatiivse poole positiivne pool on, et aasta lõikes saate pool aastat puhata ning lisaks merekogemusega ohvitsere oodatakse alati ka maa peal, kus nende tarkused eri vaja läheb. Omandades merehariduse on tööpõld lai. Kodus olles nii-öelda puhkusel on ideaalne võimalus end täiendada ja aega sisustada nii, mil saab midagi uut ja huvitavat juurde õppida. Saan tuua enda poolt näite. Hetkel täiendan ennast IT-kursustega, mis annavad mulle võimaluse igal ajal ja kohas lisaks seilamisele ka arendada merenduse tarkvaralist poolt. Tunnen, et langetasin Mereakadeemiasse tulekuga õige otsuse, kuna töö, mida teen, meeldib mulle väga. Järgmisena on minu suur soov minna avastama polaaralasid. Elu meremehena on põnev, mitmekülgne ja adrenaliini rohkem.